tere tulemast, televaatajad! Oleme siis rammunaiste ja rammumeestega Eesti Põllumajandusmuuseumi hoovil Kambja vallas, kus on toimumas siis jaanituli. Südatakse suur lõkke, toimub muid vahvaid üritusi, aga ennem selgitatakse välja, kes on siis Kambja karukati ja Kambja karu. Ja tegemist siis Eviko rammunaiste ja rammumeeste sarja 5. etapiga. Kohal on siis 6 tugevat naist, Marika Silm, Maria Mekk, Kaire Elias, Kätlin Piirimäe, Erika Ristisaar ja Marianna Bogdanova siis. Põhituumik on jälle kohal ja need naised läbi hooaja on võistelnud ja võitlemas kindlasti kõik ka kas siis Eviko rammunaiste sarja võidu või kui mitte siis võidu, siis esikolmiku kohtade eest üldarvestuses. Aga miks mitte ka etapivõidu nimel? Ja ka etapivõidu nimel ja esikolmikute kohtade nimel, aga praegu esimene ala on siis sarnane kombineeritud ala siis põllumeestele, et nagu künnaks vagu. Jah, oli siis vaja see, kuidas seda nimetadaksegi, nagu nukk või? Jah, raskus siis kanda üle joone, 50 kilo kuskil. 40 kilo on see tühi jah, et seal väike 12-kilone sampu on sees, et natuke üle 50 kilo raskust ja see on vaja viia siis paarikümne meetri kaugusele, visata maha. Ja kummi lohistada. Ja kummi lohistamine, aga see kummi lohistamine tundub lihtne, aga tegelikult töötab see väga hästi jala täis, väga hästi töötab reied 4 pea lihase täis ja siin on näha ka, et ega muru sees. Ja takistus on päris tugev seal. No ei kestnud kaua Maria jaoks 20 sekundit, aga on näha, et tõmbas ikka korraliku grimassi näole. Jah, aga see on väga hea aeg, see 20 sekundit. Ma arvan, et siin Maria on heas vormis ja on ka eelnevatel võistlustel head tulemust näidanud. No Erika tuleb rahulikult ja tuleb... Tema jaoks on jah, see oluline kõik alad lõpuni teha ilusti ja kaasa lüüa. Jah, sooritus oli jah pikem, aga ütleme, ei koorma lihas korraga nii palju, vaid pisut pikemalt. No nii. Marianna Bogdanova ja Kaire Elias siis. No Mariannal on nüüd ette teada ajad Kätlin ja Marika omad, et mis olid päris kiired. Kätlin tegi lausa alla 20 sekundi 18.48 ja Marika on 22.20. Nüüd on siis... No, kas lööb ära praegu selle Marika aja, igal juhul Kätlin aega ta ei ohustanud 22.20 Marika tulemus ja Marianna teeb 22.25. Aga võistlusalad on kiiremad, kui televaatajad mäletavad eelmisel nädalavahetusel siis maarahva võistlusel, kus olid suuremad raskused, siis täna on vastupidi võistlemine muruplatsi peal ja kiiremad alad. Kui on raskused väiksemad, siis on ka vahed väiksemad ja seda napimad need võidud tulevad. Ja annab eelise siis nendele naistele, kes võib-olla nii suurt raskust ei jõua, aga on kiiruslikumad rohkem. Jah, distantsi ei ole ka väga pikk siin, on siis 20 plus 20 meetrit. Ja nüüd oli 100 kilo vaja siis kanda. Jah, 100 kilose raamiga, Saku raamiga vaja edasi tagasi joosta, 40 meetrit ja Kaire teeb sellise tulemuse kuna 17.68, et on väga korralik tulemus ja no miks ma mainisin muru pinnast on see, et asfalti peal või kuskil plaaditud pinnase peal on kindlasti lihtsam joosta, et muru pinnas ikkagi natukene see ebatasane pind ja... Marika ja Marianna täiesti võrdselt läksid esimese vahetuse, aga nüüd siis stardist sai 10 sekundi peal oli pööre. Pööre tegid 10 sekundi peal, aga tagasi tulid palju kiiremini. Nii et Marianna 14.92 ja Marika 15.85. Nii et selles mõttes saab olema põnev, sest Maria ja Kätlin on nüüd tulemas. Et kas nüüd löövad mõlemad selle aja või kui lööb keegi nende vahele, igal juhul Kätlin oli juba stardi asendis sellises... nagu jooksja, kere ettepoole kaldu, praegu on ette läinud 8 sekundi peal on pööre, nii et tagasi peaks tulema kiiremini, Kätlini käed lähevad lausa kõveraks ja tuleb 14 sekundi ja nüüd tuleb ka kohe Maria järgi, et ja Kätlin 14.49 väga napilt ikkagi Marianna ette läheb liidriks. Kaks sportlast siis alla 15 sekundi sisse mahtusid. nii ta on, et
et võitja on võitja, ükskõik kui vähesega sa võidad. Ja järgmine ala on siis kivijänn, on vaja siis 9 kilost kivi. Kõigepealt siis ettepoole visata ja teine katse on siis vaja üle pea heita. No kui me oleme näinud siin mitmed alasid palgi tõstmist ja raskustega siin jooksmist, et Kätlini trumpalad, no mis saaks olla kuulitõukeala veel sobivam ala kui kivijänn. Iseenesest, et kuulijänni nad teevad. Veel sobivam kui kivi ühega tõugata. Jah, seda küll, aga noh, sinna on natuke aega veel, kui Kätlin tulemas on siia võistluspilti. Igal juhul Kaire Elias on teinud oma soorituse ära ja siin võistlejad saavad ka 2 katset siis, et parim tulemus läheb kirja ja siin tuleb ilus sooritus, praegu hea stiili näide, et sai Mariaga järgi hüpata, nii et 2 heidet, summa lüüakse kokku ja siis see... Sa heidadki sealt, kus esimene heite tulemus on, sealt edasi. 12.35 oli siis Kaire Eliase tulemus ja siin on näha, kuidas siis Maria ilusti kasutab ära kogu keha inertsia, kukub peale siis viset raskusele järgi, mis on kõik lubatud, lihtsalt kivi peab olema ennem käest lahti lastud, kui see võistleja sinna järgi kukub selle raskusele. Hopp, ilus heide tuleb siit ka Marikalt, aga siis Marial on 15.68 tulemus ees, nii et kas nüüd Marika suudab see 15.68 üle lüüa, et kui 15.18 oli Maria esimese ringi tulemus, siis teises voorus Maria Nii, et läks nagu halvasti, läks kivi käest ära. See oli täitsa lausa ohtlik, ütleme praegu, et... Ja esimeses voorus on Marikal nii palju kirjas kui 15.39. Ja nüüd on raske öelda, kas... Et see jääb nagu kirja. See jääb kirja ja raske on öelda, kas see tulemus praegu... Oleks võinud parem olla praegu teises voorus, igal juhul Maria tulemust üle ei lööd. Kuna nagu eraldi ei võetud neid heiteid, oli nagu kogusumma oleks, siis ei teagi, jah, palju oleks nagu eraldi heidetena läinud. Jah, et kas esimene heide tal parem oli, aga igal juhul, noh... Esimene heide oli kindlasti tal parem. Esimene heide oli tal Marias parem, 15.39, siis Marika tulemus jääb ja Maria teises voorus parandab, nii et siit praegu siis Marika kahjuks teises voorus oma tulemus parandada ei saa. Ja siis Marianna... Saab aga Marianna parandada. Marianna saab parandada, et Mariannal oli nii ja tulemus nagu 16.15 esimesest voorust all, nii et ja teise vooruga parandab veelgi ja 16.97. Nii et kui Kätlinil oli esimeses voorus 16.40, sellega läks Marianna nagu juhtima. Marianna läks juhtima, nii et parandas ka kohta, et Kätlin peab nüüd... Peab ka parandama. Põlved kõhualt välja võtma, nagu öeldakse, et peab pingutama rohkem, et päris nii ei ole, et muus heast teed siin läbi, et tuleb ikka siin, no see heide nüüd küll ei tundnud seda moodi praegu. Tehniliselt ei olnud kõige parem, aga... Seda moodi praegu, et Kätlin oleks väga palju pingutanud, et kas ta nüüd, kui ta nüüd liiga rahulikult seda võtab, siis võib-olla ei löö tulemust üle, aga noh, ütleme, üle pea heide on veel ees ja... See talle sobib kindlasti rohkem. Ja 16.97 oli siis Marianna tulemus. Noh, kas nüüd Kätlin tunnetab oma jõudu nii hästi, aga igal juhul 17.42 ja ikkagi läheb... Kõik korras, jah. Ilusad kaadrid siit Põllumajandusmuuseumi juurest. Nii, järgmine võistlusala on siis naistele 12 kilogrammise sangpommi hoidmine ja seda tuleb hoida siis ees sirgetel kätel. Ja Erika Ristisaar näiteks teeb siit väga hea tulemuse ja temale see raskus ees hoidmine on selline sobilik ala. Ja näeme siin, kuidas naised võitlemas nende selle 12 kilose sangpommiga on, et Marika aeg siis 48, 53 oli. Jah, et ega see kerge ei ole seda raskust siin niimoodi ees hoida. Et 40 sekundi, üle 40 sekundi, kui sa hoiad, siis on see väga hea tulemus ja praegu siis Mariannal 28 sekundit, alla 30 sekundit Mariannale see raskuse ees hoidmine ei ole kunagi sobinud ja siit ka kindlasti mitmed head punktid ära annab ja Kätlin vangutab pead.
et ei jäänud rahule ilmselt selle sooritusega. Harjunud nagu kõik aeg alavõite võtma ja siis... aga ütleks pigem nii, et Marianna jäi viimane koht sellel alal ja sealt läks päris palju punkte kaduma. Ja Marika seevastu võttis siit alavõidu ja Kätlin Piirimäe alles 3., et pole näinudki Kätlinit niimoodi 3. kohal platseerumas. Aga nüüd siis viimane võistlusala, kus siis naised peavad need kivid kandma sinna circa 7-8 meetri kaugusele ja panema ilusti kummimati peale, nii et mitte midagi loopida ei saa. Ei ole nii, et põlve pealt viskad kaugemale, vaid tuleb ilusti asetada paika ja kõige raskem kivi naistel siis seal 70 kilogrammi ja esimene reaalsed põllukivid. Reaalsed põllukivid, no mis sa ikka põllu peal kannavad. Põllu peal ja kui sa oled põllumajandusmuuseumi juures, ega siis muud moodi saagi, tulebki neid põllukive tassida, nii et naistel siis väike hingetõmbepaus Kairel ka, et jah, enne kui seda suuremat kivi läheb võtma. Ikkagi siuke minuti ringi sooritus, et tassida neid raskusi, et 70 kilogrammi, üle oma kehakaalu tuleb naistel siin ikkagi täna enamusel minna, kes nüüd 2 viimase kivi juurde lähevad sinna 60 ja 70 kilo, need 2 viimast kivi, et ei ole kerge. 40 kilogrammi siis esimene kivi ja Erika on kõige kergem osavõtja. 50-kilone naisterahvas. Ja 50 kilo kivi oli praegu. 40 oli esimene oli 40, siis on 45 ja siis on juba 55, nii et tegelikult 2 kivi saad siis ära kanda, mis on endast kergemad ja siis 55 kilo juba oma kehakaalule tuleb juurde panna mõned kilod ja 60 ja 70 kilo jäänud. Ma saame vaadata, et 30 sekundiga alustas siis 3. kivi tassimist Erika, et kuidas see teistel nüüd põrkas see kivi natukene kaugemale ja siia läheb jälle omakorda paar sekundit. 60-kilone kivi, et kas Igor Kaire siis minut 4:44 oli aeg, mis kulus kõigi 5 kivi kandmiseks, et kui Erika tahab nüüd kõik kivid ära kanda, siis ta peab kiiremini liigutama, et minut on juba täis, nii et Kaire aega ta ei löö. Kas ta läheb viimast kivi üldse kandma? No jah, et igal Erika on väga sitke võistleja, ta on alati proovinud vähemalt nii palju, kui aeg on antud, nii palju ta võistleb ja enda jaoks ära proovida oma võimed ja ta tulebki alati rahulikult ja enne kõik iseendaga võistleb ja kivi on süles. Kivi on süles. Aga aega poolteist, 90 sekundit on jah, kontrollaeg siis siin 3 sekundit on jäänud veel paraku jah. Vile kõlas ja siin neid sentimeetrit enam ei loeta, et loeb see kivi, mis siis on sinna mati peale ära viidud. Et jääb 4 kivi ja saab 4 kivi aja kirja. Nii, ega siis Marianna pole siin midagi oodata, et Marianna tegelikult atlaskivide tõstmine vähemalt on tema trumpala, et maakividega eelmisel etapil saime näha, et trumpala pigem Mariale, kes võttis sealt alavõidu, olid need maakivid, et saame näha, kuidas täna siis see maakivide tõstmine siin õnnestub, aga igal juhul Mariannal selg on muidugi tugev, et hangi jõutõstmisest ta sel aastal tegi siis varustusega 200 kilo tõmbas maast lahti. No nii, mehed teleekraani taga 200 kilogrammi, naisterahvas, kel kaalu alla 60 kilogrammi, 200 kilo maast lahti. Jah, kivi on natuke teine muidugi, siin on vaja kätega hoida. Palju on neid mehi, kes 200 kilo maast lahti üldse tõstavad? Nii et Marianna siis 3. kiviga alustas 22 sekundiga ja nüüd siit alla minuti tuleb aeg. Alla minuti. Kõik kivid. 50-59, seega siis aeg ette tehtud järgmistele võistlejatele. No nii. Tähendab seda, et on vaja kiiresti joosta nende kividega, mitte ainult neid kõik ära. Maria näitas vastelinnas, oi kui kiiresti jookseb tagasi. Ja tagasi on väga ka ruttu joosta. Väga õige taktika, et ei ole mõtet oodata. Siin, kui sa lähed sinna 45 sekundi peale tegema, siis tuleb hästi kiiresti teha seda kõike. Igal juhul alla 22 sekundil võttis Marianna, siis nüüd 19 sekundiga võttis Maria 3. kivi. Et tegelikult on praegu Maria tempo sees, aga kas nüüd siit on siis pisut järgi mõne sekundi kindlasti Mariannale. Aga 50-59 on see tulemus, nii. Praegu väga heas tempos, väga hea võimalus 50, alla 50 tulla. Kui kivi jääb paika, kivi on paigas, käed lahti kiiresti.
vaatas ruttu kohtuniku poole ja tulemus 47-23. Läheb liidriks. Ja läheb liidriks. Nii, Vile kõlas. Ja Marikal ei jää ka muud üle, kui tempo peale panna. No sama kiiresti jooksta. Marika on väga kiire, on näha ka õigu kiiresti. Igal juhul täpselt samast tempost läheb. Väga sarnaselt ja 18 sekundi pealt tõstis kolmanda, nii ütleme võib-olla pool sekundit on praegu Mariast ees isegi Marika, aga siin on veel tulemas 2 raskemat kivi. Nii, jookseb. Praegu siis isegi rutem tuli kivi juurde, tal on 40 oli aeg. Jah, aga nüüd selle kivi võttis hoogu natuke. Nii, kivi on paigas. 47-47. Nii et väga napilt jäi ikkagi Maria praegu ette. Nii et saame näha, mis siis Kätlin teeb, et kas Kätlin lööb selle tulemuse üle, aga Kätlin jookseb ka tagasi kiiresti. Mõlemad võistlejad natuke ikkagi eksisid nii mõlema suurema kiviga. Aga ikkagi sajandiki küsimus jällegi, et väga võrdselt see oli tõesti kümnendike mäng, paar kümnendikku vahet ja Kätlin praegu tegelikult tuleb isegi siin vaatad natukene aeglasemalt veel, et või siis suhteliselt sarnases tempos, et võiks eeldada, et temal ei ole vahet, suured kivid sama kiiresti kui ta teeb suured kivid sama kiiresti nagu väiksed, siis tegelikult ta juba võidabki. Ja nüüd saame 40 sekundi peal oli kivi süles teistel naistel ja tõstab samas tempos. Praegu oli 3 sekundit kiiremini tõstis see suure kivi sülle. Ja tuligi viimase kiviga vahe. Ja täpselt nii oligi, et ta võttis selle kivi kiiremini sülle ja läks kohe liikuma ja sealt tuligi see paari sekundine vahe, nii et 45-17 ja võtab siit paari sekundise eduga ikkagi alavõidu ära. Väga hästi, palju õnne, super. Saab natuke suurema karika. Nii, kolmas koht siis. Saab juba seal natuke rohkem. Läheb Marika Silm. Teine koht siis Maria Mekk ja Kampjakaru Kati on siis sel aastal Kätlin Piirimäe. Nii et Kätlin näitab ennast järjekordselt väga võimsalt, et siis lisaks kuulitõukele võib ka rammunaiste võistlust teha väga edukalt ja nagu Kätlin on öelnud, et teeb seda vahelduse mõttes, et oleks rohkem konkurentsi ja tuleks mugavustsoonist välja ja areneda mitmekülgsemaks ja tundub, et nii on. Selline see võistlus sai seekord ja oleme siis kohe meestega teie ees, kus siis mehed hakkavad võistlema Kambja karutiitlile. Eelmine nädal Vastseliinas tuli võit, täna tuli võit, vahepeale sul jäi veel üks võistlus. Kuidas sa taastud või kuidas sa nädalaga saad selle jälle järgmise võistluse vormi? Ega tegelikult täna ma tundsin, et pole taastunud hästi, aga ikka see võitlusvaim on nii suur, et peab kohale tulema. Täna oli täitsa teistsugune võistlus. Oli muru, oli nukk, oli rehvivedu, kivid. No kuidas see tänane sulle tundus? Eks ta alguses hirmutas, sest pinnas on ebatasane, hästi suur vigastusoht on. Aga kui juba sa ennast käima saad, siis on kõik okei, et täitsa hästi oli. Siirdume siis meestevõistluse juurde ja kohal on 6 tugevat meest siis, kes jätkavad siis Eviko rammumeeste sarja tiitlile võistlemist ja Tiit Kallavus, Mihkel Raadik, Taavi Toom, Mattias Viljamaa, Kaido Kuusik ja Ahto Milder. Kaido Kuusik on siis juba raskema mehe tiitli kätte saanud täna, kõige raskem mees, 130 kilone. Ja Mihkel Raadik ja Taavi Toom, 2 meest siis hommiku mõlemad mehed täis kõhuga 117 kilogrammi andsid kaalu üles, nii et üle 100 kilo mehed kõik täna stardis ja esimeseks alaks on siis rehvi kantimine, ikka see sama rehv. Ikka see sama klassikaline Venemaa rehv ja traktorirehv Põllumajandusmuuseumi ees jätkuvalt siin jaanitule ootel. Mehed võistlemas on, varsti peaks ka südatama lõkke
ehk saame kaadrisse ka see ilusa lõkke, aga igal juhul Mattias on oma soorituse lõpetanud ja teinud tulemuseks 31-36, 8 kordust 300 kilogrammise rehviga kantimisel. Tiit siis jääb 3 sekundit alla, 34-43. Aga siis teine paar on siis Taavi Toome, Mihkel Raadik, mõlemad mehed suhteliselt kiired rehvikantijad. Taavi lükkas Mihklist kiiremini rehvi maha. Jah, aga nüüd on vaja seda ka üles tõsta. Nüüd on vaja tempot hoida, et kas sellega Taavi hakkama saab, tundub, et saab päris hästi. Praegu ütleks, et Taavi on siiamaani jätkuvalt ees, et küsiks, mis toimub Mihkel? Nii, nüüd sai pool tõstet ei saanud hästi kätte seda, jah, Mihkel natukene ees ja viimase kordusega siis läks käest ära. Oleks siis üks kordus vähem olnud ala, siis oleks nagu kõik korras olnud. No 26-78 ja 28-53, 1,5 sekundit lõpuks vahe jäi, aga väsis ära, et Kaido Kuusik ja Ahto Milder siis. Nii, ka peab vaatama, et see rehv libe ei oleks seal. No siin praegu tegi ka Ahto näha, kuidas esimene tõmme läks natukene ära, et ei saanud korralikult sõrme alla libises ära, pidi uuesti sõrme sättima rehvile sinna mustri alla, nii et äkki pool sekundit jälle ja seal tekib see, et kui nüüd teine võistleja saab sul natukene pool rehvi kantimist eest ära, siis hakkad ruttu tahad järgi jõuda, siis hakkad rabistama, siis sa võid veel rohkem kaotada ja hakkad eksima, et sellepärast see kahekesi koos võistlemine ongi kindlasti oluliselt põnevam, et väike siuke nagu vaimne enesekontroll peab ka toimuma, aga igal juhul siis ja alavõit siis jah, Mihkel Raadikule. Siirdume edasi siis raami kandmise juurde. Esimeses paaris siis Ahto Milder ja Tiit Kallavus. 180 kilogrammi on kaalu. Jah, et nagu öeldud, et raskused on natuke kergemad, aga see pinnas on natuke keerulisem ja jaanipäeva eel siis ei oleks meestel väga raske, et õhtu ju jaani tuli ja et väga raske seda jaanitulda nautida ei oleks, siis on 180 kilogrammi pandud timberaami raskuseks, aga see-eest ei ole mitte 40 meetrit, vaid on 60 meetrit. Kolm otsa. See tähendab seda, et maha panema, uuesti kandma, jälle maha panema. Ja me teeme tõusmine on kõige raskem selle asja juures. Ja võistlejad teevad seda pehme pinnase peal, nii et ärme unusta seda, et tegelikult ikkagi pehme pinnase peal jalg töötab teistmoodi, sa pead ju seda tasakaalu rohkem hoidma ja tegelikult töötab ikkagi jala korralikult täis selle pehme pinnase peal selle raskuse kandmine, nii et praegu siis Ahto Milder tegi 32-45 parimaks ajaks ja Mattias ja Kaido on siis kohe siin järgi tulemas, kui tegelikult on meil ju Mattias 104 kilogrammiga kõige kergem võistleja ja Kaido vastupidi siis kõige raskem võistleja, siis tundub, et hapnikutalumust tuleb sellel alal eeliseks, et liigset kaalu ei taha rohkem kaasas kanda. Mattias teeb saatusliku vea ja paneb kohvrid või see raami paneb enne finišijoont maha. No sinna läks praegu küll päris mitu sekundit Mattiasel. 34-17 on Mattiase tulemus siin. Siit oleks võinud praegu Mattias minna selle ala liidriks. Jah, Ahto Milder 32-45 oli. No nii, vaatame, kuidas jooksevad 60 meetrit siis 180 kilogrammiga Taavi ja Mihkel. 20 meetrit enam vähem, ühes tempos jooksid. Taavi sugugi maha ei jääd, nii et Mihkel peab ikkagi siin pingutama ka, et ei ole midagi, et rahulikult kõnnid, et muidugi see mahapanek rikub seda rütmi iga kord. Absoluutselt, et kui kiiresti sa suudad tõusta, kui sa seal tõusmisega natukene valesti võtad selle kohvi ja tasakaal ära läheb, paned ninapidi maasse ja sinna su sekundid jooksevadki. No igal juhul alla 30 sekundi mõlemad mehed jõuavad, nii nagu oli ka ajaveed ilusti ekraanilt näha ja Mihkel Raadik võtab siit alavõidu 26-45, Taavi teine. Liigume edasi siis samasuguse ala juurde, naised tegid
Kivijänn siis, et esimene heide siis ette ja teine üle pea. Aga vahepeal olid näha väga head kaadrid sellest Põllumajandusmuuseumi areenist, kus hakkab siis ka õhtul jämm toimuma ja palju rahvast on kohale tulnud. Hetkel veel Jaanituli pole süüdatud. Meestel 3. võistlusala käimas ja naised oma võistluse lõpetanud, aga rahvast tuleb üha juurde sinna Põllumajandusmuuseumi juurde ja selline mõnus kuum suveilm ja palju rahvast üritusel kaasa elamas, võistlejatel super hea võistelda. No nii, igal juhul Tiit teises voorus oma tulemust parandab ja mehe näost oli seda näha, et habeme alt tuli naeratus välja ja 17.27 kõvasti parandas pea 1,5 meetrit, sest 15.90 oli esimesest voorust kirjas. Nii, Mattias hüppas ilusti kaasa. Päris ilusti, et kui natuke norida, et võib-olla pisut oleks võinud olla see kaar kõrgem, aga tegelikult suhteliselt ideaali lähedane tulemus 15.24 esimesest voorust. Kas Mattias nüüd parandab? Ta parandab küll, jah. Ja parandab. Kas see piisab ka siis koha parandamisest, et igal juhul 16.64 ja Tiidule ta järgi ei jõua, nii et selle mõttes jääb natukene puudu. Nii, Kaido etteaste siis. Kaido siis esimeses voorust 14.62 ja no nii, Kaido Kuusik teie ees ja hopp, siit tuleb heide. Esimene voor jah, Kaidol väga hästi ei õnnestunud, et selle tulemusega Kaido nagu väga konkurentsi selle esimese kolmiku koha peal ei ole, aga nüüd tuleks panna korralik purakas üle pea, et tuleksid meetrid juurde ja treeningkaaslane Tiidu tulemus üle lüüa. Nii, 18 kilogrammi kivi, tasakaalu kaotus. Poog liiga suureks. Jah. No nii, ja nüüd tuleb vaatama, et õiges suunas selle kivi viskab. Aga mees lendas, aga kivi ei lendanud. Mees lendas, aga kivi ei tulnud järgi, et libises sõrme vahelt ära. Jah, astub üle. Mõõtmisele ei lähegi, et ei olegi midagi mõõta, jääb esimese vooru tulemus. Et ei jäänud, kui kivi nüüd poleks käest lahti lennanud, siis ilmselt oleks saanud kohtunikud oleks andnud uue võimaluse, aga kuna kivi juba käest lahti lendas ja üle joone astuti, siis tegelikult loeti katse sooritatuks ja sinna Kaidol see tulemus kahjuks läks ja jäi esimene tulemus. Nii, Ahto siis võitlemas 14.32 oli esimese vooru tulemus ja kas ta nüüd parandab seda, kõik võimalused olemas selleks, aga selline... Jah, sest Kaidol ka ebaõnnestus teine voor, et oleks nagu võimalus. Aga praegu siis Ahto teises voorus suudab ikkagi nii palju, et läheb Kaidost mööda ja teeb 14.48. Ei lähe mööda. Vabandust, ei lähe mööda. Kaido jääb ikkagi napilt. Napilt jääb, nii et selles mõttes Kaidol oli õnne, ütleme siis niipidi. Jah. Kaidol oli õnne. Õnn soosib ka paremaid alati. Jah, nii öeldakse, et õnn soosib tugevamaid. Ja need, kellel õnne ei ole, siis nendel leiavad miljon vabandust, miks neil halvasti läks kogu aeg. Nii, ja Taavi Toom siis teisest voorus, esimesest voorus 15.68 kirjas juba, mis on tegelikult korralik tulemus. No nii ja naa, ütleme, et siin juba Tiit tegi 17 juba teises voorus. Jah, ja võimalus siis nüüd Taavil parandada, kuid ei tule midagi müstilist, et tuleb juurde siis 4 sentimeetrit, et 15.72, kui esimesest voorust oli 15.68. Seda jääb väheks. No nii. Nii, Mihkel Raadik siis. Mihkel tegelikult on siuke hea positsioon praegu, et on liider ja keegi ei ole teda nagu üle teinud. 17.58. No Tiit jõudis sinna 30 sentimeetriga talle suhteliselt lähedale küll, 30 senti ei puudu umbes, aga ikka tahaks paremat tulemust. No ikka tahaks paremat, 16 meetrit võiks täis saada, vabandust, 18 meetrit. Et 18 meetrit võiks täis saada, 17.58 oli, et hea õnnestumise puhul peaks ka nii olema, kui... Aga miski ei motiveerinud rohkem heitma. No jah, et kuna tegelikult juba selle ala võit on käes, siis ilmselt... Tegi rahulikult. Tegi kindla peale ja 17.36. Nii et... Jääb 17.58 tal siis parim tulemus. No nii,
vahepeal on siis süüdatud jaanituli siin Ülenurmes Kambja vallas Eesti Põllumajandusmuuseumi juures. Ja mis seal saab siis parem olla, kui jaanitule taustal raskust kanda, et rammumehed ei ole lihtne sangpommi tõstmine, vaid on toimumas siis kombineeritud ala ja jooks 20 meetrit ja nüüd on vaja siis lausa rammumeeste etapp, mitte ei ole rahva rammumees enam, vaid on lausa niisugune tõsine rammumeeste etapp siin jaanitulel toimumas. Ja see nukk, mida siis naised ennem kandsid ja mehed kandsid, siis see on samamoodi esimest korda Eestis sellisel kujul võistlustel ja praegu on siis selline huvitav kombineeritud ala, kus tuleb see nukk kaaluga siis circa 110 kilogrammi, et 108 kilogrammi täpselt, aga siis umbes 110 kilogrammi kaaluga tuleb kanda niisugune enda raskune asi. Jah, enda raskune asi, et tuleb kanda see paarkümmend meetrit ära, siis tuleb teha 90 kilose palgiga 5 kordust sirgetele kättele ja siis too see nukk tagasi. Keeruliseks teeb selle asja siin praegu, et kui see nukku võtad, sinna praegu näha, Kaido hoiab hästi seal kõhu peal, rinna peal ja nüüd, kui sa selle palgiga teed see 5 kordust ära, on pulss piisavalt üleval, oled juba natukene hapniku võlas ja vaat siis võta uuesti see nukk sinna nüüd rinna peale ja siis on raske kanda. Ja tahaks ju hingata, aga sul on raskus rinna peal, mis surub kinni su selle. Siis tuleb ruttu joosta, et ei ole vaja hingata. Jah, täpselt. Siis tuleb loota, et oleks pikad peenikesed jalad, et kiiresti joosta. Ja, et Mattias läks selle nukuga nagu rutem, aga... Ja Kaido sättis rahulikult seda nukku veel püsti, kui Mattias oli palgi juures, aga praegu... Palgiga teeb nagu järgi kohe. Palgiga teeb järgi, et jälle kõige raskem mees ja kõige kergem mees. Ai, kui ilus kaader on, mehed tõstavad palki ja jaanituli taustaks suur lõke. Ja praegu ongi läinud Kaido juhtima siis, et Mattias pani tempo peale. Oli raskustes selle palgiga. Ütleme siuke tüüpiline rahulik eestlane, tark ei torma, on ju. Ja finiši joon, ma vaatab silma võrdast, vaatab, et jõuan ikka rahuliku eestlasena ikka üle joone ennem, et aga Mattiaselt ka väga hea tulemus ikkagi, et ju Mattias on ju tõesti, et kerge mees, 104 kilogrammi kõigest kaalu. Mihkel Raadik ja Taavi Toom on terve võistluse koos teinud. Ja ka siin lähevad nii täiesti võrdselt. Aga praegu siis on... Ütleksin isegi... Ahtol on 47-39 tulemus tehtud ja Tiidul 51-79, et praegu selline väga-väga hea tulemus Ahtolt, et 23 praegu vaatan siin aega all servas jooksmas, et tegelikult kas praegu Mihkel liiga rahulikult ei tee? No Mihkel tunneb ennast nagu kindlalt, et väike edu on juba sisse saanud ja... Ei ole mõtet üle ka rapsida, et igal juhul praegu vaatab pigem ta võrdleb ennast Taaviga, et Taavit võita. Taavi tõmbab kiirust alla talle. Aga 47... No nii, Taavi pani korraks maha, nüüd juba, no ei jõua veel, nüüd sai üle lõpujoone. Ja uskumatu praegu, et tegelikult jääbki siin... 1/10 täpselt alla Ahto Milderile Mihkel Raadik, et ta annab siit alavõidu ära hoopis. No vaadates tema näoilmet ta ei andnud, et ta... Ilmselt oli väsinud natukene. Üldiselt väsis ära ikka lõpuks. No aga väga lahe, Ahto Milder võtab siit alavõidu ja mis näitab, et mehed on ikkagi mitmetel aladel võivad olla väga stabiilselt võrdsed. Et, ja kolmas koht tuli Tiit Kallavusele, mis on ka üllatus tegelikult. Ja Tiit saab juba siit teise esikolmiku koha sellelt võistluselt, nii et tundub, et Tiit teeb tõusvas joones oma... Vorm on tõusvas joones minemas ja häid tulemusi tegemas. Igal juhul on jäänud siis veel üks võistlusala. Siis maakivide kandmine või siis põllukivide kandmine põllu peal. Jah. Nii kui palju, kui mitu kivi siin on meil? 5 kivi. 5 kivi. Ja 115 kilose kivi juurde on siis jõudnud praegu Kaido Uusik ja tegelikult tuleks kõik 5 kivi ära kanda. Nagu jooksma kivide vahel, aga võttis nagu väga rahuliku sammu juba. Ja kõige raskem kivi siis on 125 kilone, aga tegelikult võib natukene ette ennustada, et see sama 120 kilone kivi, mis praegu siis Kaido millega mässab, et ta on suhteliselt ümmargune. See on veel raskem kui see ja, et ta natuke meenutab üle isegi mõnes mõttes atlaskivi tõstmist, aga 120 kilone kivi ja kui sa liimi kasutada ei saa, ja tegelikult see maakivi on ka ühelt poolt natukene teravam ja teiselt poolt natukene süge ümaram, et tasakaal hakkab mängima siin. Ja Kaido Kuusik siis nagu loobus natuke, 3 kivi jääb ainult kirja.
No nii, esimene kivi on meestele soojenduseks 95 kilo, no tegelikult on see kivi 98 kilo täpsemalt, ütlevad salajased allikad, aga 95 kilo on kivile peale kirjutatud ja siis 105 kilogrammi. Võistleja kahjuks on number kirjutatud peale, ütleme nii. No võistleja ei hakkaks narveerima. Psühholoogiliselt natukene kergem, et alla 100 kilone kivi. Aga 105 kilogrammi siis sisuliselt Mattias enda kaal, jah. Ja 115 kilogrammi on hästi selline tobe kivi, mis on ühelt poolt hästi terav ja ongi jonnakas kivi. Aga no vaatame, mida siis Mattias teeb 120 kilose kiviga. Väga ilusti. Tegelikult probleemi ei ole. Mattias maakive tõstab päris hästi ja kui mõnedast tagasi oli võistlus Kambja valla hoone taga, Kambja vallavalitsuse taga, siis seal oli nende samade kivide tõstmine alusele ja selle 120 kilose kivi Mattias üle oma käe veeretas, kus ta sai tegelikult kämbla luumurrud. Nii et sellepärast oli tal üks hooaeg natukene jäi vahele ja siis 2019 on nüüd jälle võistlemas. Siis on õppinud sellest, no võtab kohe kivi rinnale. Võtab kivi rinnale ja Mattias viib ära kõik 5 kivi, et maakivid järelikult see kivide tõstmine sobib Mattiasele ja mehel kaalu natukene vähem ja võhma on. Nii et, ja hästi kiiresti viis praegu, et hetkel siis 1.10.28 5 kivi aega. No nii, et kes tahab kindlalt liidriks. Jah, et kes tahab Mattiasest ettepoole tõusta selles alas, tuleb kõik kivid kindlasti ära viia, selles pole küsimustki ja peab viima veel siis kiiremini kui minut 10. No nii. Kallavus siis Kaido Kuusikuga koos treenivad, et eelmisel võistlusel jäi Kaidole alla kindlalt, nüüd nagu tundub nagu paremas tempos minevat. Jah, ja Tiit on siis saanud siin Kivi Jännis teise koha tänasel võistlusel ja kombineeritud alas 3. koha, nii et mees tegelikult on 2 korral tänasel võistlusel esi-3 sees. Et siiamaani polegi näinud Tiidult nii head etteastet. No see on ka esimene hooaeg, kui ta üldse kaasa teeb sarjas. Jah, et aga no ütleme selles mõttes, et tundub üks parimaid võistlusi Tiidul täna tulemas, aga no enne oleks vaja need kivid veel ära viia. Nii, hädasti oleks vaja. 120 tassib ära, et selles mõttes juba jälle Kuusikut ta võidab siit. Nii, aga ütleme, siin on nüüd see minut 10 oli siis Mattiase tulemus, seda ilmselt üle ei löö. Kohe saab aeg täis, aga 90 sekundit on kontrolli aeg, väga hästi saab kivi kätte, 125 kilose kivi saab väga kiiresti sülle, et siin ta küll ütleme aega üldse ei kaotanud praegu. Aga ma ütlen, nüüd ei tohi maha lasta seda kivi. No siin nüüd mõtleb, no kas jõuab selle kiviga enne, kui aeg läbi saab? Ai, no nii. No see võis olla otsustav hetk, sellepärast, et jah, kui sa juba maha paned. Ja nüüd mõõtme selle 4 kivi aeg, et need meetrid enam ei maksa midagi. Ei päästnud Tiitu kuidagi, et loeb juba siis aeg, kui kiiresti see 4 kivi ära sai viidud. Igal juhul 4 kivi, 1.01.35 ja Mattiase tulemust ta ei löö. Küll aga läheb Kaido ette oma korda. No nii, Ahto Milder. Kaalumehel siis 107 kilo. Mõni kilo rohkem kui Mattiasel, aga on niisugune väga hea sitke võistleja alati olnud, et ja ega ütleme nii, et mäletan aegu, kui tahtsin öelda seda, et eestlastele see maakivide kammine sobib, et kui lätlastega mindi võistlema, siis ega ju Läti Eestist kaugel justkui ei ole, et peaks olema samamoodi maakivid sobima, aga kui lätlased leedukad võistlustules olid eestlased koos Balti matsil kuskil ja oli maakivid, siis tegelikult eestlased olid ikkagi maakivides pigem eespool, et üllataval kombel eestlastele sobib just see. Nii, aga mis nüüd oli? Et kivi veeres ära. Ja andis siit üks 4-5 sekundit praegu. Jooksis juba edasi, aga hästi tagasi tulla. Et kohtunikud ei alasta, et pead natukene ka mõtlema vahepeal, no nii. Võta põla peale. Ahto ütleb, et kui teie siin kutsuta mind tagasi, siis ma näitan, ma võtan selle kivi õla peale. Nii, aga jälle samamoodi, et kivi peab ikka kummi peale jääma. Ei ole vaja õla peale võtta, Ahto kivi. Võta sülle ja vii ruttu ära. Nii, ja vaatab selja taha, palju aega on. 10, Mattiase 8 ümber. Aega on, veel jõuaks. Aga on sülle vaja kivi saada. No see rinnale võtmise või õla peale võtmise läheb palju energiat sinna. See ei ole mõistlik tegevus. Ja kui nüüd ära ei kanna seda kivi, siis läheb 4 kivi aeg ja kas 4 kivi arvestuses Tiit Kallavusel oli parem aeg? No uskumatu. Ja kaotab Tiit Kallavusele, jah? No ütleme nii, et Tiit on ka tegemas siit praegu eluvõistlust, jah. Nii, järgmisena läheb Taavi Toom.
no esimene kivi ei tohiks kellegi raskust valmistada, aga see oli ka kuidagi halvasti tal käes. Kuidagi nagu sõrm ei hoia. Jah, et kui ta juba sinna alla vajub ja siis läheb palju jõudu ära. Väga sõrme. Ei saa joosta ilusti ja vastu jalgu käib kivi. Ja samas, kui see kivi on seal niimoodi jalgade peal ja väga napilt sõrme otsa peal, no nüüd võttis õigesti, et sõrmel läheb ka raskeks, et ega see sõrm lõpetuseni ka ei hoia ju. Ja näed, võhma on ka otsas, nüüd ei saanud hingata jälle. Jah, et nüüd läheb tagasi juba rahulikumalt. Jälle ilus kaader, kuidas mehed tõstavad siin 120-kilone kivi ootamas ja ilus suur palkidest lõkke taustaks põlemas. No kivi ootab, aga kivi ei tule sülle. No kaader on ilus, ole hea, Taavi, tõsta nüüd. Tee kaader veel ilusamaks. No nii, ja ise vangutab pead. No täpselt nii ongi see tõsta ranne. Nüüd 2 korda seda kivi. No võt siin ranne peab ka hoidma veel seda. Näha on hästi, on kaadris näha, kuidas see ranne ei hoia ja lihtsalt libiseb ära. Et jalg selg võiks tõsta seda kivi, aga no veeredab ühte või teistpidi ja jõuab varsti finišisse kohale. Oleks need nagu vastupidises järjekorras, et kõigepealt see ümarkivi, et siis küll oleks neid teisi jõudnud tõsta pärast, aga just millegi pärast nad on nii sellises järjestuses. No jah, et korraldaja on niimoodi pannud ja see kivi sinna jääb ja mees sülitab ka veel, et no ei ole rahul ise, ja tundub nii, et see 125 kilogrammi kivi võiks isegi kergem veel olla, et ta on natukene see terav serv olemas. No Mihklil pole midagi muud kui lihtsalt ole ja mees. Vormista see võit ära, vii kõik kivid rahulikult ära ja kiiret pole kuskile. No ei ole päris nii. Mattias viis ka kõik kivid ära. No väike punkti edu on jah, aga ütleme siin punkti seisene viimast ala näiteks oli nii põnev, et Mattiasel ja Tiidul oli võrdne punktide arv 27 punkti, Kaidol oli 26 punkti, 1 punktiga maas, nii et tegelikult meestel käib ikkagi punkti arvestus ka etapi kohta, et kes mitmenda koha peal lõpetab, et seega see viimane ala on jällegi väga määrav ja just see paneb paika, et no ma ütleksin, et Mihkel praegu väga rahulikult läks 3. kiviga. Jah. Ja väga rahulikult kõnnib 4. kivi juurde, et tegelikult liiga rahulikult. Et ajaliselt ta ei lööks praegu Mattias aega. Ja praegu isegi ei kiirusta väga, et kas nüüd tõesti Mihkel on nii väsinud. Minut 10-5 kivi ja praegu saab minut kohe täis juba, ta ei ole isegi 4 kivi teinud. Kas ta teeb nüüd meelega seda või teeb asja põnevamaks meelega? Ei ole küll sellist nägu, et nagu väga rahulik. Ja ütleme, et selg on märg sellest piisab. Ja ei teegi rohkem. Ja tegelikult läkski lihtsalt ilmselt 4 kivi tegema rahulikult. No näha oli, et ta ei oleks Mattiase aega löönud, et ei oleks mõtet olnud seda 5 kivi teha tal. Jah, ja uskumatu, et praegu Mattias on nii hea seisus, et võtab siit viimased alad hoopis alavõidu. Jah, aga üldvõiduks sellest ei piisanud ja üldvõidu võtab siis Mihkel ikkagi, Mihkel Raadik siis on Kambja Karu. Kambja Karu ja 3. koha võtab siit Ahto Milder ja 2. koha Taavi Toom. Nii et tegelikult ka väga võrdsete punktidega, et 1 punkt jäi kõigest vahet Taavil ja Ahtol ja niimoodi siis on see Kambja Karu võistlus siin Jaanitule raames lõppenud ja kallid televaatajad on jäänud veel 6 etappi ja siis oleme juba Tammula järve ranna liiva sees võistlemas, kus selgitakse välja ka Eestimaa rammumees ja Eestimaa rammunaine. Kohtumiseni. Kohtumiseni.